Tšau, ma olen Kris Poiss, ma tulin esimest korda squashi trenni ja mind treenib täna 12-kordne Eesti meister Paul Piik. Tere! Ma olen valmis, aga ma arvan, et ma saan räigelt üle. Mis sa sporti sa varem teinud oled? Ma olen teinud boksi ja käinud jooksmas. Nii et reketi värk on minu jaoks niisugune uus hobi. Sinu eesmärk on siis 10 trenni pärast võita Artjomi või? Artjom on mu suurim vastane, ta on minu see Eesti meistrivõistlus. Et ma pean tema võitma, siis ma saan öelda, et ma olen sisuloojate meister nagu. Ma arvan, et see on tehtav. Võib-olla ma lihtsalt natukene lasen sul kõigepealt üksi lüüa ja siis ma lihtsalt näen, kuidas sul see asi välja tuleb. Pall ja lihtsalt rahulikult tõstad. Jah. Ei lähe tempokaks, katsud pigem nagu alt üles lüüa. See tundub väga niisugune lihtne harjutus, aga ma arvan, ma millegipärast ei saa sellega hakkama. Hästi. Lase põrgata ka pallil. Ja. Oot, see oli hea. Sul on mingid boksikingad jalas või? On jah. Okay. Boksikingad. See on nii-öelda, ma polegi nii ähvardavat mängijat näinud enne. Äge. On potentsiaali selle pealt. Teeme natukene koos löömist. Ma tahan näha lihtsalt, kuidas sa reageerid sellele. Kõlab nagu plaan, ma olen valmis. Võib-olla. Ja sa arvad, et Artjom on parem sust? Ta on raudselt parem must. Siis, kui me enne mängisime, see vend ikka higistas, mõtlen. Kas jalg juba läheb soojaks ka või? Läheb küll, jah. Väga palju jooksmist. Tagant käsi. Läheb. Siin võiks tulla see mingi kuri treener välja nii-öelda ühe korral. See läks praegu muidu on hästi sõbralik, ühe korral lööb mööda ja see on mingi... Kuri treener on ka hea. Kohe sagetti läheb. Siin nüüd ainuke asi, et liigu alguses nagu kaamera suunas ja siis nagu liginad ära selle nurga suunas. Sest sa ei tea kunagi, kuidas see pall põrkab, et kui sa lähed liiga äärde ära, siis sul lõpuks see löök hakkab kuskilt siit tulema, et sa tahad ikkagi enda eest lüüa. See on juba raske ülesanne. Väga hea, see oli hea. Kõvemini lööma ainult. See palli kuidagi väikseks. Ilus. Iginen olla. Esimest korda näen seda noormest ja täitsa potentsiaalikas ja andekas. Super, see on väga hea. Mulle meeldib ka, nagu ma räägin, padeliga mul on see, et ma ei tea kuidagi liiga aeglane või seisad seal ja mingi, siin on niisugune kogu aeg käib, et mulle meeldib. Artjomile teeme hästi lihtsa trenni. See on reket. Ega squashi-meestele üldiselt padelimehed ei meeldi, nii et see on niisugune... See on võib-olla hea. See on võib-olla hea, jah. Sinna läks. Okei, seda ma teha ei oska. Okei. Läheb mänguks. See on kõige raskem osa nagu servida. See on täitsa suvaline osa, lihtsalt löö see pall sinna keskele ja ta tuleb ise ära. Ilus. Ja lähed keskele ise? Ja, ise lähen keskele, õige. Nice. Lähen keskele. Ei, peaaegu. Väga niisugune huvitav õpilane oled. Mängustiil on mul natuke teistsugune. Ei, sa oled selles mõttes nagu lahe, et sa oled juba nagu liigud nii targalt ja kavalalt. Et ma nagu tahaks sind hullult jooksma panna, aga sa teed kogu aeg siit selle ilusa löögi, tõmbad tagasi. Teed selle löögi, tõmbad tagasi. Et sa nagu ei ava ennast niivõrd nagu ohtudele. See on väga lahe. Meil on siin talent. Tundus nagu lähemal. Selles ma panen tähele, et see ongi hästi palju fookuses kinni, kui ma hakkan mõtlema nagu... Mul oli praegu see, et ma pean keskele minema, kus ma olen, aga ma ei vaata palli. Väga hästi vahetasid poolt. Kus see oli mingi... See oli 360 shot. Kuule, hea töö. Jah, aitäh sulle. Ma arvan, et küsimus ongi, sul on nagu tegelikult väga head eeldused olemas, et mis ongi vaja seda lihtsalt seda nagu teatavat nagu reketi tunnetust, see tuleb sul selle 10 trenniga ilusti, et kui sa oled seal kohas, siis sa oled ilusti pallile pihta, et need vead on puhtalt sellised esimese trenni vead. Hea töö, Kris Poiss. See oli väga hea esimene trenn, ma tunnen hästi väga palju enesekindlamalt üldse selle reketiga ja üldse siin ruumis. Ma saan nagu rohkem aru, kuidas liikuda, enne ma kuidagi lihtsalt satud ja lööda. Nüüd on nagu natuke mõtled juba ette ja see oli väga äge.